tere! Öeldakse nii, et inimese elul peab olema tähendus, eesmärgid ja eesmärgid ka selleks, et teada oma teed, teada seda, mille poole püüelda. Kuid kas me oskame eesmärke seada? See on öelda lihtne, sea oma eesmärgid, aga kuidas seda tegelikult teha? Kas me teame, mida me tahame, mida me vajame? Aga uurime täna seda. Olen täna võtnud teile esitada ühe variandi paljudest, kuidas näiteks endale eesmärke seada. Pealkiri eesmärgid ja näete, siin ma olen pannud 5 punkti, see on selline 5-astmeline tee eesmärgistamaks oma elu. Ja vaatame, mis need on. Esimene on üks huvitav fenomen on see, et üldiselt me teame paremini seda, mida me ei taha. On nii? Seda me teame väga hästi, mida me ei taha, versus me ei tea väga hästi seda, mida me tahame. Aga paneme siis selle teadmise, mida me ei taha, enda kasuks tööle. Ja kõigepealt kirjutamegi julgelt üles kõik, mida ei taha. Mida ei taha. Paneme kirja kõik asjad, panengi kirja, see ei ole vaimu välja kutsumine, et või see on selline just ära kasutamaks seda teadmist, paned kirja, ma ei taha seda ja ma ei taha toda, ma ei taha elada vähese rahaga, ma ei taha omada laene, ma ei taha seda, mida iganes. Mis on sinu jaoks oluline? Pane kirja kõik, mida sa ei taha. Nüüd, kui see töö on tehtud, siis selle pealt on väga hea minna edasi ja projekteerida teises punktis vastandid sellele, mis esimeses punktis kirja sai. Tähendab, mida ma ei taha, siit koorub välja, mida tahan. Mida tahan. Ahah, hakkab juba lubama. Tekkis nimekiri asjadest, tegevustest, olukordadest, mida ma oma ellu tahan. Kuid paraku ka see ei ole veel teekonnale asumine, vaid nüüd järgmise sammuna tuleb ka uurida seda, et ega mul ei ole segavaid uskumusi seoses sellega, mida ma nüüd tahan, mis on punktis 2. Paneme kirja niimoodi. Segavad uskumused. Kui mul on halb suhtumine rahasse, ma ei usu suhetesse, siis ja nii edasi, mis iganes siia teises punktis kirja sai, kui mõne selle soovi teel on segavad uskumused, siis need tasub ausalt enda jaoks kirja panna ja uskuge, on võimalik alati leida abivahendid, kuidas segavatest uskumustest vabaneda. Selleks kasutatakse afirmatsioone, erinevaid praktikaid, aga kõige eeldus on see, et need tuleb tuvastada. Edasi, kui segavad uskumused on tuvastatud ja nendega tegeletud, siis järgmine on selline loovvisualiseerimine. Ma pean tundma tunnet nagu see, mida ma soovin, on juba käes. Soovitu käes. Tuleb luua selline tunne, nagu see on juba käes, mida ma soovin. Aga võib küsida, et aga kui ma ei tea, kuidas see tunne on. Mina olen alati soovitanud, kasutage abivahendeid. Näiteks, kui sa tahad uut kodu, aga sa ei tea, mis tunne on elada uues kodus, siis käi kliendipäevadel, maaklerid näitavad sulle meeleldi maju, kortereid, vot käigi seal. Tunneta seda tunnet, kas see on see, kui see on see, siis jätta see meelde ja too sellist tunnet endas kogu aeg esile. Kui sa tahad uut autot, mine autosalongi, istu erinevates autodes, sulle antakse proovisõiduks autost. Jälle tunnete, kas see on see, kui see on see, jätta see tunne meelde. Ja nii edasi, kasutage abivahendeid. Ja viimane, kõige tähtsam, ma sõnastan selle isegi nii, et kui siin on juba uskumused elimineeritud, sa juba suudad tunda tunnet nagu see, mida sa soovid, on juba käes, siis nüüd on, paneme sellise kirja, et jäta rahule. Mis see tähendab? Tuleb välja niimoodi, et me tihtipeale ise
oma läbematusega, oma skepsisega, oma vastutöötamisega ei lase asjadel materialiseeruda, oma ellu jõuda. Kujutage ette tinglikult, et see on tellimisnupp, universumi tellimisnupp, mida vajutades saab esitada tellimusi. Aga kuidas me käitume? Me ei lepi ühekordse vajutasime, tahan seda. Kuid hetke pärast oleme tagasi, ütleme, et see vist ei tööta, ikka pole veel tulnud, see on mingi voodoo-kräpp ja parajura. Saate aru, iga viimane tellimus või vajutus loeb, tühistades kõik eelmist. Ja universum tahaks juba öelda, et otsusta ära, mida sa tegelikult tahad, ära sõku seda nuppu kogu aeg. Ja seetõttu tuleks jätta rahule, mis on kõige parem selleks, mine oma igapäevasega eluga edasi, vii oma tähelepanu soovitult muudele asjadele, et seda mõttetut nupuvajutust ei toimuks. Ja usu, asjad hakkavad sinu ellu tulema, asjad hakkavad materialiseeruma, realiseeruma. Ja kui sa oled juba korra kogenud, kui algus on lihtsam väiksemate asjadega, kuigi väike suurem mõtted meie peas, aga siiski, kui on algus hea proovida kogu seda ahelat väiksemate tellimustega, kui nii võib nimetada, siis tee seda ja kui sa oled näinud juba positiivset tulemust, see innustab sind veelgi, proovima veel ja võib-olla võtma juba suuremaid tellimusi. Ja praktika on tõe kriteerium. Head katsetamist, head tellimuste esitamist.